Tere tulemast kuulama Nokalaata. Meil on siin juba 9. saade ja seekord on stuudios ehk minu elutoas on külas Peeter Piiri, kes on kaasa löönud väga pikka aega juba Tartu Üliõpilasteatris. Mis teater see selline on ja kaua sa seal tegutsenud oled ja mida sa teed seal? Tartu Üliõpilasteater on tudengiteater põhimõtteliselt. See on harrastusteater, aga tal on oma spetsiifika selle koha pealt, et Tartu Üliõpilasteatris on pidev, kuidas ta nüüd öelda, rahva voolavus. Sinna ei jää inimesed kuigi kauaks püsima, sellepärast, et inimesed lõpetavad ülikooli ära. Inimene tuleb ülikooli, astub Üliõpilasteatrisse, tegeleb seal näitlemisega ja kõige teatriga seonduvaga ja seejärel ta lõpetab ülikooli ära ja läheb oma elu elama. Oma kodulinna või kuhu iganes ta siis ka läheb, aga enamasti ta siis ühtlasi lahkub ka Tartu Üliõpilasteatrist. Sina oled sinna juba pikemaks ajaks pidama jäänud. Jaa, mulle meeldib seal. Mul on seal alati meeldinud. Tartu Üliõpilasteatris olen mina 2001. aastast peale. See on nüüd siis juba üle 10 aasta olen tegelenud seal. Et ma alustasin näitlejana, aga nüüdseks ma olen teinud heli, valgust, ma olen assisteerinud lavastajat ja lavastanud ka ise misantseeniliselt lavastust. See tähendab, ma ei ole küll tervikut kokku pannud, aga ma olen aidanud lavastajat lavastada misantseene. Mida see täpsemalt tähendab? Mis see on? Misantseen või? Ja, mida see teatri kontekst tähendab? Filmi kontekstis tal on teistsugune tähendus ilmselt natukene. Natuke teistmoodi, jaa. Teatris tähendab see seda, et lavastus koosneb stseenidest, eks. Seal on oma sündmuskäik, seal toimuvad mingisugused suured sündmused, mingi teema arendus toimub ja nii edasi. Stseenidest koosneb näidend koosneb stseenidest, aga stseenid omakorda koosnevad misantseenidest, väikestest mikroseenikestest. Ja neid tuleb väga täpselt lahti lavastada sellepärast, et sellistes pisikestes seenikestes tuleb tegelikult tihtipeale just kogu selle asja suur mõte välja, mida nagu lavastuse kaudu tahetakse ütelda. See on peenmehaanika ja kusjuures minule isegi suur lavastamine väga ei meeldiks. Mulle meeldiks just see väike nokitsemine misantseenide kallal. Mulle on see alati meeldinud. See on hästi põnev ja hästi huvitav tegevus minu jaoks. Kuidas see lavastamine käib? Miks see, ma olen aru saanud sinu jutust varasemalt, et sellised head lavastajad või haritud lavastajad, kes on täiesti omandanud oma ameti kuskil ülikoolis, et nemad on hästi kõrgelt hinnatud ka harrastusteatris just. Mis teeb lavastaja niivõrd hinnatuks? Mis oskused tal on, mida sellisel asjaarmastal ei ole, et kuigi ülejäänud teater on teil selline harrastusteater? Lavastaja töö teeb hullumeelseks see, et lavastaja peab kogu tervikut, seda, mis laval toimub, ta peab nägema oma vaimu silmas juba enne seda, kui ta üleüldse hakkab proove tegema. Siin on muidugi väga suur variatiivsus, sõltuvalt sellest, missugused lavastajad on olnud, eks ole, erinevate lavastajate töö käekiri on erinev, aga põhimõtteliselt lavastaja on niisugune mees, kes teab, kuhu kogu kamp peab minema. Teater on kollektiivne kunst ja kui võrrelda teatrit laevaga, siis tema on laevakapten. Tema otsustab, tema juhib kogu seda lavastamise protsessi, tema juhib kogu etenduse loomeprotsessi. Ta ise ei ole laval näha, aga tema tegevus on laval näha. Kuivõrd oluline see üldse tänapäeval on see lavastaja roll, sest tegelikult ju neid, mida teie teete, et te ise ei kirjuta neid ometigi? Või ei ole ette tulnud? Las ma nüüd mõtlen. Jah, Üliõpilasteatris ma ei ole osalenud niisugustes projektides, aga kunagi oli niisugune vahva kamp Tartus nagu Tartu Noorte Teatri tehas. Ja seal Lennart Peep tegi ja ma lõin nendes paaris asjas kaasa ka, tegi niisugusi etendusi, niisugusi lavastusi, kus tekst loodi lavastamise käigus.
Selline improvisatsiooniline teater rohkem. Jaa, tal oli mingisugune mingisugune põhiplaan või niisugune raametekujutus sellest, mida ta tahab laval näha, et teda nagu see nagu väga ei huvitanud, mis juttu nad ajavad need näitlejad, see jutt tekkis proovide käigus. Ja see oli väga huvitav ja orgaaniline sihuke kogemus selles mõttes, et see oli põnev teha, seal oli põnev kaasa lüüa. Aga kui me võtame mingisuguse, te olete teinud väga palju näidendeid, mis on üsna vanad juba ajalises mõttes ja seal on see tekst on olemas, seda on lavastatud kümneid kordi. Tõenäoliselt see näidend on mingisuguses versioonis näha ka YouTube'is või olete ise kusagil näinud etendusena juba. Et kui suur roll seal tegelikult selle lavastajal on, mind on see alati nagu mõnes mõttes huvitanud, et kui tuua analoog filmimaailmast, ma tean, et sa oled selline filmifanaatik ka, et siis Hollywoodil on komme ümber teha selliseid Aasia filme, mis on nagu väga head filmid ja lihtsalt enam-vähem nagu shot for shot, et kaaderhaaval tehakse see ümber Hollywoodis. Et see ilmselt ei ole väga suur kunst niimoodi film ümber teha kaaderhaaval, et pigem see mis on võib-olla lavastamise juures on keeruline, kui sa tegeled mingisugust tekstiga, mida ei ole varem 10 või rohkem kordi tehtud. No see on jälle komsa, nii ja naa, selles mõttes, et palun väga hea näide kohe meil siin samas olevikus. Et mis teatrisse nüüd välja tuleb see Sarah Kane'i need näidendid Psühhoos 448 ja Puhastatud. Ei tea. Need tulevad nüüd professionaalses teatris välja, Ulfsak lavastab. Kas see on vaatteater, ma võin nüüd segamini ajada. Ma nagu professionaalses Eesti teatris üldse ei tolgenda vaatamas. Aga minu arvates see oli vaatteater ja siis nemad tulevad nüüd välja oma versiooniga Sarah Kane'i tekstides. Sarah Kane on tegelikult Euroopas väga tuntud, väga armastatud inglise draamakirjanik. Ta suri väga noorelt. Ja neid tekste on Kalev Kudu käe all Tartu Üliõpilasteatris tegelikult tehtud. Ja ma vaatasin juba osaliste arvu koha pealt hoopis teistmoodi. Et mul ei ole vähimatki aimu, kas Ulfsak on vaadanud Kalev Kudu lavastusi või ei ole. Ma kahtlustan, et ei ole. Kalev Kudu ise vaatas ka mingisuguseid lavastusi enne, kui ta hakkas tegema, aga ta tegi jälle oma võtmes, oma süsteemi järgi ja oma mõtte järgi painutas selle teksti ümber. Eriti puudutab see just niisugust teksti nagu Psühhoos 448. Et tavalist draamateksti, tavaline klassikaline draamatekst, Friedrich Schiller, salakavalus ja armastus, 5 vaatust, kõik jagatud stseenideks, kes ütleb mida, remargid, värksärk, eks ole. Aga Sarah Kane'il ei ole midagi niisugust. Sarah Kane'il on lihtsalt siuke poolseosetu, poolest saadik luuletust meenutav tekst. Seal ei ole ära märgitud, kui palju on osatäitjaid, seal ei ole mitte midagi. Mitte mingid remarke, mitte tuhkagi. Ja see on draamatekst. See on draamatekst, see on väga hinnatud draamatekst ja see on väga hea draamatekst, super heade võimalustega. Lavastajal on täiesti lahtised käed, millises situatsiooni ta kogu selle tegevustiku asetab, palju tal tegelasi on, kas neid on 1, 3, 13. See on täiel määral lavastaja enda teha. Tõlgendamisruumi on väga palju siis. Tohutult. Ja mitte ainult tõlgendamist. No vaat siin tekib juba see küsimus ka, et kumb on tegelikult olukorras peremees, kas tekst, mille on pannud kirja draamakirjanik ja tema sõnum, või on hoopis keskne lavastaja poolne sõnum, see, mida lavastaja tahab öelda. Mina isiklikult arvan, et teater on niisugune meedium, kus tegelikult põhiline looja on ikkagi lavastaja. Et see aeg on nüüd tegelikult vist küll pöördumatult möödas, kus tehti piinlikult draamakirjaniku teksti järgi mingid lavastusi. Tähendab, neid tehakse ikka ja jälle, aga ma kardan, et teatri raskuspunkt on nüüd mujal. See on ikkagi lavastaja. Lavastaja on muutunud viimase 150 aasta jooksul teatris keskseks tegelaseks. Enne ta ei olnud muide seda. Ta on üsna uus elukutse. Vanasti oli ka siuksed näitekirjanikke, kes ise lavastasid ja ise ka näitlesid. Oja.
Aga neid tänapäeval vist ei ole enam väga palju järginud, vähemalt Eestis. Kas see sama, kes see nüüd tegi seda Genialistide klubi, ütle nüüd mulle see nimi. Ei tea. Bändi Genialistid. Ivar Põllu ju ise kirjutab ja ise lavastab. Või siis palun väga see, kellega mul oli au siin teha Penskareid ja Papa Karlat, Jüri Kaldmaa, tema ka lavastab ja kirjutab ise. Harrastusteatrist veel üks näide on Tarmo Kruus Noora teatrist, kes ise kirjutab ja ise lavastab. Et tuleb ikka ette. Sinu jutu puhul mulle jääb mulje, et harrastusteatri tegemine on Eestis väga levinud. Ongi, kusjuures on väga levinud. Tava inimene ei pane seda tähele, kui palju tegelikult Eestis on harrastusteatrit. Issand, Oomer ütles mulle mingisuguse numbri ka ja see oli üsna ehmatavalt suur, vähemalt 2 nulliga. Ometi, kui mingisugust Eesti sükest telesarja varates, siis on kõik samad näod, kogu aeg korduvad. No jah, vaat siin on see asi, et harrastusteatril on see märk üles, et ta on harrastusteater. Kui sa näed kuskil mingisugust plakatit, enamasti ka harrastusteatril ei ole eriti raha, et teha tugevat reklaamikampaaniat, isegi kui sa näed seda plakatit, siis sa vaatad, see on mingisugune Tabivere huvigrupp või mingisugune harrastusteater, miks ma lähen seda vaatama? Mul ei ole pilet on ka mingi odav, see on mingi jama. Ma ei lähe seda vaatama. Ja sellepärast tavainimene eriti ei teadvusta harrastusteatrite olemasolu. On muidugi olemas mingid sihtgrupid, sõbrad tuttavad käivad vaatamas ja kui on tegemist näiteks Tartu Üliõpisteatriga, siis see on tudengiteater, tudengid tulevad vaatama. Aga inimesed ei pane ja tähendab, nad panevad isegi üha vähem ja vähem tähele, sellepärast et keskklassi inimene läheb õhtul välja peale tööpäeva, siis ta otsib kvaliteet meelelahutust. Sinna käib veel juurde ka mingi väärtussüsteem, eks ole, mis ütleb talle, et see on kvaliteet meelelahutus ja see ei ole kvaliteet meelelahutus, ütleme, et koerale on trikid selgeks õpetatud. Et siis ta läheb õhtul koos naisega kell 7 läheb pidulikult, jalutab tipa-tapa siis Vanemuise teatrisse või siis Estoniasse või Draamateatrisse või Linnateatrisse, mis on kõik väga okei ja ei ole üldse mitte paha. Aga põhimõtteliselt tal on, see on standard, ta käib selle järgi ja tal ei ole mingit põhjust minna vaatama harrastusteatrit. Miks ta peaks? Võib-olla huvitav kogemus natukene või natuke teistsugune kogemus rikastab meeli, ei ole kogu aeg sama asi. Aga samas võib-olla ta tahabki sükest stabiilset nii-öelda klantskvaliteeti. Kõik võib olla, eks see sõltub muidugi inimesest ka ja võimalik, et ka see olukord muutub tasapisi aastakümnetega, et see üleolev või natukene põlastav suhtumine harrastusteatrisse muutub. Sest et selge on see, et kuigi on olemas selliseid kollektiive, harrastuskollektiive, kes teevad üsnagi põlve otsas ja kehva kunstilise kvaliteediga asju, mida on lausa häbi vaadata, eks. Selge see, et nad ei oska, nad ei tea, nad ei ole õppinud. Samas on olemas harrastusteatrid, mis teevad ülimalt hea kvaliteediga väga head kraami, mis on pea võrreldav professionaalse teatriga, just nimelt kunstilise taseme poolest. Pluss veel see asi ka, et harrastusteater, näiteks Üliõpisteater ka, julgeb võtta niisugusi tekste, niisugusi riske, mida teised ei julge võtta. Hea näide on just see sama Kalev Kudu, kes võttis ja hakkas Eestis näitama autorit, mida mitte keegi ei tunne huvi selle vastu. Pavel Praško, Valgevene päritolu, Vene lavastaja, Venemaal väga tuntud, mitte lavastaja, dramaturg, vabandust, väga tuntud mees, kõikjal mängitakse, igal poolt tsiteeritud, Venemaal ülituntud, tegelikult ka mujal maailmas juba. Aga meil nagu puudub huvi või keegi nagu ei taha tegeleda. See on täiesti huvitav asi iseenesest, mida ta teeb nii nimetatud antidraamat. Milles see seisneb siis? Seisneb selles, et inimene läheb saali, vaatab lava peal, mängitakse, näitemäng toimub, aga just nagu sellist murrangulist sündmust või seda niinimetatud narratiivi seal sees ei ole. Ei ole nii-öelda niisuguseid keskseid sündmusi. Toimub mingisuguses ühtlases tempos mingisugune asi lava peal, siis pannakse mingi hetk täiesti ootamatult pood kinni ja ongi kõik. Natuke punk.
See on sükene ju, inimene tuleb sinna kohale vaatama seda, ta maksab pileti eest ja siis ta, see on sükene nagu õrritamine. On küll, jaa. See käib Venemaal, kujutad ette, tegelikult Venemaal on ju 100 korda konservatiivsem teatripublik tegelikult veel kui Eestis. Eestis on veel, et noh, et teeme mingisugust teatriuuendust, aga Venemaal on Moskva akadeemilise kunstilise teatri traditsioon. Selle põhjal on üles kasvanud 5-6 põlvkonda inimesi, kes suhtuvad teatriinimestesse kui pooljumalatesse ja kelle jaoks on täpselt selge, mis asi on teater ja kuidas tuleb teatrit teha. Okei. Ja siis ma kujutan ette, et see võib vägagi palju sapipõie purunemist esile kutsuda just niisugune teater, sest et konkreetselt Brjaško on meelega kirjutanud teksti nii, et seal ei ole keskset sündmust, ei ole seda klassikalist teema arendamist ja seda, kus asi saavutab kulminatsiooni, toimub mingisugune sõlmitus, mingi lahendus ja siis kukub asi longu ära. Ja võt siuke klassikaline. Mis sellise teksti juures siis see väärtus on? Mis see on, mis peaks inimest kutsuma uuesti neid erinevaid vaatama? Brjaško tahab tagasi pöörduda teatava dokumentalismi juurde, et näitame laval mitte kunstilist reaalsust, vaid üritame kuidagi elule lähemale pugeda. Ta ei tee mitte niivõrd dokumentaaldraamat, vaid ta üritab muuta draamat ennast dokumentalistlikuks. Ta üritab näidata, ta üritab nii-öelda lahti lõigata elu, näidata seda lihtsalt tavapärases igapäevases kulgemises, nii nagu ta kogu aeg kulgeb. Mõne inimese jaoks tundub see kindlasti igav. Minu jaoks ei tundu. Minu jaoks on see huvitav. Mulle meeldib dokumentaalfilm ka, kui žanrina meeldib isegi rohkem kui kunstiline film. Sellepärast, et ja just siuksed igavad aeglased filmid, mida on inimestel sageli väga vastik ja ebameeldiv vaadata. Põnevama. Mis on siukene hea näide see dokumentaalfilmist, mis on aeglane, aga samas huvitav vaadata? Tavaliselt dokumentaalfilmid ju otsivad mingisuguse huvitav teema, sest muidu on raske isegi raha saada siukse projekti. Ja selge see. Võtame näiteks, kui Janis Katsi on klassikaline näide, eks. Et muidugi siin on see, et seal on muusika pandud meeleolu. Ja see on siuke elamusfilm mõnes mõttes. Mul ei tule lihtsalt siukest kiretut ilma muusikalise toetuseta dokki ei tule meelde, mis niimoodi lihtsalt kulgeb. Aga põhimõtteliselt, ma olen ka niisugune inimene, et ma vaatan lihtsalt mustvalgeid fotosid, mis on tehtud kuskil sajandi alguses. Mul on põnev. Nad on mulle põnevamad. Miks? Süžee, lugu kui selline, loo arendus, narratiiv. Tegelikult on olemas mingisugune piiratud arv mudeleid, mille järgi lugu areneb. Ja ongi kõik. Kui sa oled näinud ära oma 1000 filmi, 1000 teatrietendust, siis üldiselt sa ei vaata enam seda lugu. See lugu ei huvita enam sind. Ükskõik kui toredalt või vahvalt ta ei ole esitatud, sa ei vaata enam lugu, vaid sa vaatad, kuidas moodi näitlejad mängivad, kuidas moodi lavastaja on selle lahendanud. Sa vaatad hoopis imeliku vaatenurgalt. Ma selles mõttes olen teatrivaatajana, kinovaatajana juba ära rikutud. Sest ma olen ise teinud teatrit, ise teinud ka kino ja seetõttu mul on peaaegu võimatu vaadata nii-öelda publiku lapse silmadega seda, mis laval või ekraanil toimub, sellepärast, et mind huvitavad teised asjad. Neid draamasituatsioone, mingid teadlased on üritanud ka teha täielikku nimekirja nendest ja keegi vist sai kokku mingi 37 erinevat dramaatilist situatsiooni üldse. Tegelikult neid peaks olema mingisugune neid erinevaid süsteeme ja mudeleid. Kõige tuntum muide ei ole, on ju see Propi muinasjutuskeem, eks ole, tema tõi vist välja 2-3. Tema esimene kusjuures ka veel. Ja esimene ja seda on tehtud veel ja tõenäoliselt tehakse seda veel 2000 aastat, eks ole, üritatakse luua teatavat tüpoloogiat, aga selge on see, et põhimõtteliselt võimalike süžee käikude arv on ikkagi enamal või vähemal määral piiratud. Need süžee käigud, kus on siukene, draama on sisse ehitatud kuidagi, et mis inimesel läheb, poeb hinge natukene. Vaata, anekdoodid korduvad. Anekdoot on lühilugu põhimõtteliselt, eks ole. Ja ma olin väike poiss, siis ma tundsin huvi anekdootide vastu ja mul oli 1000 anekdoote, ma muudkui kogusin. Ma ei teinud sellest suurt numbrit, muidugi ma teadsin, aga mind lihtsalt huvitas. Aga mingi hetk tuli piir ette. Ma ei leidnud enam anekdoote, mis ei oleks kordunud. Tähendab, niisugust originaalset anekdooti, et täiesti uus lugu, täitsa uus story.
ei leia lihtsalt, kõik lood muudkui käivad ühte ja sama rada, eks ole, kõik need situatsioonid, värgid, särgid, mingid tüüpmudelid, kõik ja rohkem ma anekdoote ei kogunud. Ainuke, mis mulle praegu meeldib, on vahel, kui mõni muhe vanamees loeb mingisuguse hästi pika anekdoodi, räägib ette. Mülleri sass oskas fantastiliselt anekdoote rääkida. Rahu tema põrmule. Anekdootide juurest natukene oleme ka edasi arenenud. Meil on see, eesti keeles ei ole head vastet, on inglise keeles on see stand-up comedy, kus on, ta läheb väga siukse situatsioonilisse, tal on siuke nagu, mõnes mõttes on nagu vaatlemishuumor, inglise keeles on observational humor, kus võetakse mingi igapäevane asi ja siis hakatakse seda kuidagi lahti konstrueerima ja see võib väga naljakas olla, et Seinfeld oma karjääri ehitas just seda tüüpi huumori peale. Aga on ka ainult teisi klassikuid, Carlin on siukene väga hea näide. Ja George Carlin ja nüüd tema eeskujul ka see Louis C.K. on niimoodi teinud, et nad kord aastas oma vana materjali kõik viskavad minema ja kirjutavad nullist uue täiesti. Et see mõnes mõttes näitab, et tegelikult huumori osas on arengut päris palju võimalik teha. Kas ka mitte draamas tegelikult selle järgi? Mina arvan, et on ka draamas, ainult et siin ma ise arvan, et draama liiga palju, vähemalt meil Eestis, keskendub narratiivile. Asi ei ole selles, et narratiiv oleks paha. Ma ei ole nagu selles mõttes narratiivi vaenlane. Aga ma arvan, et on võimalik teha ka ilma narratiivita teatrit ja väga huvitavalt on võimalik teha. Kuidas see mulle endal või minu sõpradel üliõpisteatris välja tuleb, see on ise küsimus, eks ole, professionaalse küsimus ka, eks me seame atra kõik omal moel. Aga mina usun, et see on võimalik. Filmikunstis ma olen seda näinud, et see on võimalik. Et inimene ei vaata etendust või filmi mitte selle tõttu, et ta tahab teada, mis lugu seal on, või et mis selle sõnum on. Ma olen juba siin sellisesse ikka jõudnud, et kui keegi küsib, mis on selle sõnum, siis mul hakkab kohe mingisugune mürki pritsi, mingisugune nääre kuskil organismis tööle. Mis kuradi sõnum idioot oled või? Et vaata nagu asja, vaata, mis toimub, vaata lavale või vaata linale, ära küsi sõnumeid. Mäletad Tarkovski Musta koera? Ma ei ole näinud seda kusjuures või? Ei, vaata, saad aru, nali ei ole mitte... õigus. Ja Stalkeris oli see must koer ja siis ikka need kriitikud muudkui vaevasid oma pead. Mis see sümbol on? Mida see sümbol oli, mida see tähendab, et kuidas see keskse loo seisukoha pealt on tähtis või tähenduslik, eks ole. Ja siis nad küsisid seda pressikonverentsil Tarkovski käest ja ta vangutas pead, mis teil viga nagu on, et see on koer, must koer, mulle tundus, et on äge mõte, et sealt jookseb see koer läbi, tegelikult ta jooksis isegi kogemata sealt. Milles asi on, eks, et miks te ei saa filmi vaadake filmi, mis kuradi lugu, mis sõnumid, idioodid olete. Minu arvates inimesed on liiga palju mõtlema hakanud kunstiteose juures. Mitte, et ma tahaks, et publik oleks loll ja labane, aga asi on selles, et inimesed seal juures unustavad ära tegelikult seda, jätavad tähelepanuta selle, mis toimub laval või siis ekraani peal. Nad ei vaata filmi, nad juba mõtlevad, panevad kasti ära, juba kategoriseerivad peas ära selle, mis ekraanil või laval toimub ja ongi kõik. End of story, ja tõepoolest, kui niimoodi mõtelda, siis nende jaoks ei saagi midagi muud erutavat olla, kui mingisugune selline lugu, mis aeglaselt niimoodi kütab inimese üles, pingestab ta ja siis toimub nagu mingi lahendus. Tegelikult elus ei ole ju nii. Ja siis on kõik läbi. Korjatakse laibad kokku ja siis on kas siis happy või mitte happy endaga. See on niivõrd levinud see mudel tegelikult ja isegi minul vähemalt keskkoolis kirjandusõpetaja ka õpetas, et siuke hea lugu ongi just selline, et sul on nagu pinge tõuseb ja siis on see põhisündmus ja siis on nagu kukub alla pinge ja siis on see lõpetamine, kokkusidumine. See on see vana viltune kaabu, eks ole. Ja. Aga tore, võib ju teha, aga mind näiteks ei eruta. Ma tean üliõpisteatris ka ja oma sõpradega vaielnud, on olemas noored inimesed, nad on tohutult vaimustunud just narratiivipõhisest teatrist ja ma saan ka aru, miks pärast, sest noorest peast on see tõesti huvitav ja haarav, eks ole, noorest peast sa vaatad maailmas, loed uusi lugusid, tutvud uute süsteemidega, skeemidega, värkidega, see on arusaadav.
aga mina nagu otsin juba muud asja, mind see enam ei... Sa oled vanaks jäänud lihtsalt. Jah, ma olen vanaks jäänud. Kas, vaata, kui inimesed on, see on enim levinud mudel tegelikult, see narratiivne põhine süsteem, kas filmis, teatris, mis iganes, ka mõnes mõttes ka muusikas on ju tegelikult. Ja ka igast juttudes ja lugudes ja isegi inimesed kirjutavad, kes on sellised hinnatud blogikirjutavad oma blogilugusid ka niimoodi. Muusikas on muide väga hea näide kohe, kuidas moodi üks vana kivinenud standard kohe ribadeks peksti. Eks ole... Bach lõi kolmkõlalise muusikasüsteemi põhimõtteliselt, kontrapunkti teooria, kõik nii edasi. Ja tükk aega arvati, et ainult nii ongi võimalik muusikat teha. Et niimoodi tehaksegi muusikat. Et see ongi muusika, et kõik muu, näiteks mitteharmoonilistest helidest kokku pandud asjad, see ei ole muusika, see on mingi jama. Et see ei saa hästi kõlada ja see hakka mitte iialgi tööle. Aga vabandage, meil on praegu Pärt, kes teeb mitte kolmkõlalist muusikat. Meil on Tormis, kes teeb mitte kolmkõlalist muusikat. Meil on Urmas Sisas, kes teeb mitte kolmkõlalist muusikat. Ja. Samas, kui inimesed nii palju tarbivad sükest mudelit, et sul on mingi tõusepinge ja siis lahendus ja sükene, mõnes mõttes on sükke nagu seks, et on erutamine käib ja siis läheb pauk lahti lõpus ja siis on hea olla. Ja seda on võrreldud ka muide seksuaalaktiga. Ma ise olen seda võrreldnud seksuaalaktiga. Tähendab, ta ei ole isegi seksuaalakt, ta on pigem pihens. Kui kõik meedia on sellist mudelit täis ja kogu aeg seda inglise keeles reinforce ib, eesti keeles meie ei ole häid sõnu mõndasid eesti keeles, aga kui kõik kohad on seda täis ja seda just nagu tambitakse inimestele pähe, aga samas päriselu ei ole selline. Kas see mõnes mõttes on see äkki põhjus, miks inimestel nii palju depressiooni ja muid vaimuhäired, et neil on tõsine lahknevus päriselu ja siukse elu õpetamise või elu õppimise vahel, et mis ta saab mudeleid meediast ja mujalt? Ma arvan, et see on natuke komplekssem, et nii lihtsaid nagu seoseid ei saa tõmmata, et see on pigem keerulisem, et loomulikult seos on olemas inimese vaimse tervise ja selle vahel, mida moodi kultuur inimesega suhtleb ja kuidas moodi inimene kultuuri kaudu suhtleb maailmaga ja keele kaudu. Need seosed on kindlasti olemas, aga need on palju keerulisemad, need ei ole nii üheülbalised. Aga see, mis sinu jutu juures pööras, mis tekitas tähelepanu, oli kohe see, et ka teatri ja kino puhul me räägime ikkagi tarbimisest. Ja tarbimine on disainitav, tarbimine on kujundatav ja täpselt sama kehtib teatri ja kino puhul. Mis mind ärritab, on see, et mina kui kulturoloogiat ülikoolis õppinud inimene arvan, et inimühiskond on palju rikkalikum, kui on olemas erinevate vaatepunktide rikkus, erinevate võimaluste rikkus, pluralism, selle kohta öeldakse vana sõna. Mitmesus, mitmekesisus. Ma arvan, et see on üks põhilisi asju, mis on taganud üleüldse inimtsivilisatsioonile edu. Ja kui me räägime nüüd Eesti kultuuri nagu püsima jäämisest, siis minu arvates eestlased just ei tohiks lubada kinnistumist mingite ühtede mudelite, ühtede lahendusviiside külge. Näiteks teatris narratiivi põhine teater, näiteks muusikas see kolmkõlaline muusika, eks ole, mille just eestlased murdsid. Kui me ei tohiks oma kultuuri püsimajäämise nimel jääda kinni vanadesse mudelitesse, siis põhimõtteliselt nagu laulu ja tantsu peal me peaksime laulma räppi ja tantsime break-tantsu või kuidas see välja näeks? Mitte niimoodi, et me võtame nüüd kõik üksteisel käest kinni ja hakkame kõik räppi tantsima. Muidu see on huvitav, räppi tantsima. Okei. Vaid point on lihtsalt selles, et meil peaks olema pluralism, see tähendab nii räppi kui klassikalist muusikat kui kõike seinast seina. Et meil peaks olema mitmesus kultuuris olemas. Kui me ei saavuta seda oma enda kultuuris, siis meie kultuur paratamatult sureb välja. Siin ühes saates ma kuulsin, siin jutt oli sellest teaduskeele tõlkimisest ja niisugust asjadest. Et kui me ei suuda oma keeles mingeid asju väljendada, eriti just teaduse tasandil, siis me võime selle keele varsti prügikasti visata. Sellepärast, et ta sureb välja, ta muutub lihtsalt kõnekeeleks ja lõpuks hääbub.
siis kui hääbub rahvakild. Kui me aga ikkagi püüame, pingutame ja looma oma enda teaduskeelt, siis meil on rohkem perspektiivi. Täpselt sama kehtib ülejäänud kultuuri suhtes. Kui me suudame peegeldada kõiksuguseid asju, mis maailmas toimub, me ei pea seda tegema lõpuni välja, me ei pea seda absoluutselt tegema, aga me peame vähemalt püüdma. Kas Eestis on oma teatrikeel? Oi, see on omaette jutt. See on omaette jutt. Ühtsest teatrikeelest on muidugi raske rääkida, aga on selge, et Eesti teater on teatavate asjade küljes kinni. Eestis ei ole, vaat see on nüüd selline seisukoht, mille eest mulle antakse kindlasti peksa vastavates ringkondades, aga minu arvamus on, et Eestis ei ole veel toimunud teatri uuendust. See, mis toimus Euroopas ära 60-70 aastatel. Milles see seisnes seal või? Kunagi oli selline mees nagu Stanislavski. Stanislavski mõtles välja fantastiliselt hea süsteemi selleks, kuidas moodi näidelda, kuidas teha teater võimalikult elulähedaseks. See oli hea süsteem, sellel polnud viga midagi. Aga siis tulid sellised mehed nagu Brecht ja Grotowski, kes tahtsid seda süsteemi tegelikult edasi arendada. Grotowski tegelikult ei vastandunud Stanislavskile, lihtsalt ta tahtis laiendada seda süsteemi. Ja sellel põhineb kogu 60 aastat teatriuuendus. Nüüd Eestis olid niisugused mehed nagu Tooming ja Hermaküla. Nemad tahtsid seda asja tuua Eestis sisse. Ja tõidki, nad tegid oma stuudiot, nad olid Irdi kaitse all, Irt kaitses neid partei ja igasuguste kuradi ristlaane taoliste mölakate eest. Ja nad tegid seda, aga siin oli üks väga lollakas lugu. Ird ei saanud läbi ei Panso ega üleüldse Tallinna teatri sükste kõrgemate tegelastega. Tallinna teatrielu kõrgemate tegelast. Ta ei saanud nendega läbi. Eks ta oli üks ja arrogantne ja nagu sa tead, Karl Ird oli väga, väga vastuoluline isiksus. Ja nüüd, kui Ird suri, siis ühtlasi haihtus ka kogu see protektsioon ja kogu see mõju, tegelikult terve ajastu sai ümber, 87 aastal Karl Ird suri. Põhimõtteliselt Toomingu stuudio veel natuke aega tegutses, aga kukkus vaikselt kokku. Sest kehtima hakkas hoopis teine ühiskond, teised reeglid ja sellega jäi sisuline teatri uuendus tegelikult katki. Ma arvan, et see toimub nüüd varem või hiljem ära. See on ainult aja küsimus. Aga see nihe tekkis selline 2-30 aastane auk, kus valdav on Stanislavski stiilis teater. Meil on 2 teatrikooli, 2. See on Eesti kohta tohutu luksus tegelikult. 2 teatrikooli. Ja mõlemas õpetatakse ainult Stanislavski metoodika järgi, nii näitlemist kui lavastamist kui kõike. Milles see Stanislavski metoodika seisneb, kuidas ta erineb sellest nii-öelda uuemast või uuendatud versioonist siis? Mina ei ole muidugi väga suur spetsialist, et sel teemal niimoodi suu täis võtta ja laterdama hakata, aga mis puudutab näiteks näitlemist, siis Stanislavski keskendub sellele, et tuleb mängida see eestpoolt väljapoole. See on ainult üks kesksemaid teese, aga põhimõtteliselt tuleb mängida oma enda emotsionaalse mälu pealt, tuleb nii-öelda sisse elada rolli ja see peab toimuma lava peal kogu aeg orgaaniliselt nii-öelda iga hetk värskelt. Stanislavski ise oli ju reaktsioon sellele, mis oli varasemalt. Ja loomulikult, et selles mõttes ma räägingi, ma ei jõudnud veel oma jutuga kuhugi välja, aga asi on selles, et see oli reaktsioon, sest enne seda oli teater väga kunstlik, väga stampide rohke, väga jube vaadata, tõesti väga jube, väga halb teater, tõsiselt halb teater. See on umbes selline halb teater, et seal ei ole mitte midagi muud peale tunnete mängimise, mängitsemise. Ja see oli tõesti halb. Nüüd Grotowski tahab ikkagi pöörduda tagasi mingis mõttes kahes suures punktis. Esiteks, ta ütleb, et tegelikult ka väljastpoolt sissepoole lähenemine näitleja puhul võib olla täiesti õige ja hea. Näiteks mina olen seda tüüpi inimene, kes ma ei taha teada, mida see tegelane tundis või mis inimene ta nagu seesmiselt oli. Ma tahan esimeseks teada, kuidas ta kõnnib, kuidas ta hingab, kuidas ta hoiab oma keha. Niimoodi pääsen mina tema siseelule ligi. Et ma lähen ka sisse, aga ma lähen väljast poolt sisse, mitte ma ei tule seest poolt välja, et umbes, et kõigepealt ma mingil telepaatilisel viisil mõtlen selle inimese välja ja siis hakkan nagu liikuma selle poole, et kuidas ta liigub ja kuidas ta hingab. Mina lähen just liikumise ja hingamise pealt lähen just tema sisse, et üritan niipidi enda jaoks ja mul on nii parem töötada.
mõlemat pidi on võimalik töötada, ega Grotowski ei välista ka seestpoolt väljapoole töötamist, ta lihtsalt laiendab kogu süsteemi. Mida see muudaks, need erinevad koolkonnad ja Stanislavski meetod ja niisugune lähenemine tegelikult see, mis väga paljuski reformis Hollywoodi. Jaa, loomulikult, sellepärast, et Stanislavski meetodil on 2 kõva eelist. Esiteks lubab Stanislavski meetod mängida väga napilt, mis on filmiekraanil või kinoekraanil ülimalt tähtis, sest et niipea kui näitleja hakkab üle mängima, nii on pekkis. Sa võid selle filmi prügikasti visata. Aga Stanislavski puhul on mäng nii napp kui vähegi võimalik, nii minimalistlik kui vähegi võimalik. Ja teiseks tegemist on psühholoogilise realismiga, et need inimesed, kes on siis ekraanil, näevad välja äärmiselt loomutruud. Et teised tolleaegsed koolkonnad seda ei lubanud. Ei andnud seda võimalust. Nii, aga siis alternatiiv on siis kuidagi vähem loomutruu või? Ei, seda mitte. Küsimus on selles, et võib veel teha, asi ei ole mitte selles, et viskame nüüd selle minema ja hakkame leiutama mingit uut asja, vaid pigem nii pidi, et meil on siin väga vahva asi, aga me saame teha veel mingeid asju. Et Jaapan on selles mõttes olnud kogu aeg Grotowskite ja kõigi teatrijuhendajate püha mekka. Et Jaapani teater on just nimelt väljapoolt sisse poole põhimõttel üles ehitatud sajandeid. Et neil on väga huvitav teatrikeel, seda ei saa öelda mitte kuidagi, et seal on tegemist mängitsemisega või tola mängimisega või emotsioonide teesklemisega. See ongi formalistlik teater, täiesti kummalisi reegleid järgib, õhtumaalaste jaoks täiesti kummalisi reegleid järgib teater ja sealt on väga palju õppida. Jaapani filmikunst jällegi fantastiline, eks ole. Mina küll ei ütleks, et nad mängivad ülepakutult või valesti, aga tihti peale need näitlejad kasutavad hoopis teist metoodikat kui Stanislavski oma. Ja mängivad fantastiliselt. Mul tuleb kohe meelde, on niisugune fantastiline Jaapani näitleja, kelle nimi on Takeshi Kitano ja ta on teinud niisuguse filmi nagu Satoichi, ta oli ise veel kusjuures režissöör, lavastaja. Ja seal on väga lihtne stseen. Ta on niisugune pime mees, kes valdab mõõka, siis annab seal kõigile kõvasti kolki ja raiub tükkideks ja nii edasi. Aga siis on üks naisterahvas, niisugune kerge erootilise pingega stseen, naisterahvas on vana 40-50 aastane ja siis seal on niisugune situatsioon, see vana pime mees aitab tassida naisel mingist agu koju, tassivad selle ao koju ja naine ütleb, et jah, et mul on nagu niisugune variant, et mul on siin nagu maja, et tahad äkki öömajale jääda. Selle peale pime mees naeratab. Ära sa siin mõtle midagi, eks ole, mingisuguseid imelikke mõtteid. Aga ei, sa võid jääda ikkagi. Tähendab, mingid 3 peaaegu triviaalset fraasi ja tema need vastunaermised ei erinenud üksteisest eriti. Mina teen muidugi praegu täiesti ultramagedalt seda järele. Sa peaksid seda stseeni ise vaatama. Siin ei toimi mitte niivõrd inimpsühholoogia, vaid lihtsalt tehniline täpsus. Äärmine väljapeetus, äärmine minimalism. Minu jaoks on väline teater, see ei ole sisemine. Siin ma võin muidugi mingi teise vaatajaga karvupidi kokku minna ja me võime vaidlema jäädagi. Ma ei ole seda näinud ise, aga sinu kirjelduse järgi, et kui need naeratused, need on suhteliselt sarnased. 3 tükki kusjuures. Ja kusjuures väga sarnased, aga samas kõik on erinevad. Ja nad on nii napid, et annavad täpselt kogu asja edasi, mis toimub. Aga siin tegelikult see naeratus on kontrastis sellega, mida teine inimene just varem ütles. Kas siin ei tule see Eisensteini mõte välja, et kui sa 2 asja paned kokku, siis tegelikult see tulemus on suurem kui 1+1? Vabalt võib olla, jah. Et seda kindlasti, jah. See on nagu tema kui filmilavastaja tehtud asi, aga see, mida ta näitlejana teeb seal selles stseenis, see on just väljapoolt sissepoole teater. See on niisugune tehniliselt ülimalt täpne asi, mis jõuab lõpuks emotsiooni ja sügava sõnumi ja mõtteni ja nii edasi. Ta lihtsalt kasutab teist metoodikat.
ta on, nojah, see on Takeshi Kitano, ta on professionaalne näitleja ja ta tunneb mõlemad teatrisüsteemi kusjuures näitlejana. Ta tunneb nii ida kui lääne teatrit suurepäraselt. Selles mõttes mul on raske aru saada sellest mõttest, et meil on mingisugune 2 meetrit, nende vahel on kas või mingisugune väiksem konflikt. Et tegelikult ju mõte on see, et see näidend ja see roll ja need oleksid head ja täidaksid oma eesmärki. Ja kui on eesmärk on vaja täita, siis kas kasuta 1 meetrit või 2 meetrit, see ei tohiks ju niivõrd suurt probleemi olla, et ma ei tea, kui sul on vaja mingisugune tarkvara kirjutada, siis väga vahet ei ole, mis programmeerimiskeelt kasutab, peaasi, et see asi töötab. Ma arvan muidu täpselt seda sama. Tegelikult see konflikt ei olegi nii suur, see on võib-olla minu jutus nii suur. Minu jaoks on probleem see, et mina näitlejana näiteks saaksin Eestis, kui ma oleksin noor inimene, läheksin teatrikooli, ma saaks õppida Stanislavski süsteemi järgi. Aga ma ei saa mitte kuidagi õppida teiste süsteemi. Tegelikult neid süsteemi ei ole 2, neid on terve hunnik. Aga teatri uuenduslikult teatrit õppida mina ei saa Eestis. Ja ma ei saa aru, miks pärast kuidas moodi Eestisse mahub ära 2 teatrikooli, aga nagu need erinevad lähenemised nagu ära ei mahu. Mismoodi see saab nii olla? Ma ei saa aru. Ebaloogiline minu jaoks. Aga okei, see on minu jorisemine. Nii, aga teil harrastusteatris on võimalus eksperimenteerida väga palju. Jaa, seda me oleme teinud ka. Kuidas teil seal läheb? Kuivõrd püsiv see asi on? Kas see läheb tõesti libedalt see kaadrivahetus seal või kuidas teil see organisatsiooniline pool läheb? Organisatsiooniline pool on nagu harrastusteatris ikka on kõige raskem. See on kõige raskem küsimus sellepärast, et näidelda harrastuslikul tasandil saab. Aga teatrit teha harrastuslikul tasandil ei saa. See ei ole mitte kuidagi võimalik, et näiteks lavastaja või siis valgustaja või helimees või lavastaja assistent oleksid seal ainult vabatahtlikkuse alusel. Ühekordset projekti teed, okei. Aga pikemas perspektiivis see on jätkusuutmatu. See ei tööta. Ja siin on suured käärid kultuuripoliitikas, sellepärast, et kultuur ei anna, kultuuripoliitika, Eesti riigi kultuuripoliitika ei anna harrastusteatritele eriti raha. Võib-olla ei peagi andma, aga see tähendab seda, et harrastusteatrid ei saa üleval pidada tehnilist personali. Kuidas seda teha, mismoodi seda teha, ma olen täiesti nõus, et siin on väga palju vaidlemist. Aga põhimõtteliselt teatrit ei saa teha tehnilise personali suhtes, seda ei saa teha harrastuslikult ainult vabatahtlikkuse alusel, õhinapõhiselt, nagu öeldakse. See ei ole võimalik. See on minu seisukoht. Ma olen nagu 10 aastat, nüüd üle 10 aasta harrastusteatrit teinud ja ma olen näinud, et see ei tööta. Ikka ja jälle hüppab mingisugune harrastusteater välja ja üritab täpselt sama asja teha, et teha midagi, teha teatrit. Ja ikka ja jälle ma näen, et see asi kukub kokku, kuna ei ole mingit inimest, kes müüks pileteid, kuna ei ole mingit inimest, kes jaotaks plakateid, kuna ei ole mingit inimest, kes teeks valgust, kuna ei ole mingit inimest, kes kas või koristaks, eks ole, rekvisiidiruumi ära. Lihtsalt ei ole inimesi. Vabatahtlik tegemine, see on niimoodi, et tuleb mingi noor inimene, tuleb sinna näitlema, eks ole, tahab mingit rolli mängida, ütleme, mängib seal peaosa või siis mingit kandvat rolli, eks. Nii, aga siis öeldakse talle, et aga kullake, et meil on vaja ju plakatit ka laiali tassida. Ossa, issand, kui vingu see nägu läheb. Ei, tähendab, ma võin viia küll ja siis ta võtab selle paki kaasa ja siis kuskil poole aasta pärast sa küsid, et kus see pakk siis sai nüüd. Ai, see jäi mul sõbra juurde vist, näiteks. Tüüpiline näide. See on tüüpiline näide. Ei saa. Ei ole, ja muide, ei ole õigustki. Ma võin ju naerda, aga põhimõtteliselt on ju arusaadav. Harrastusnäitleja tuleb sinna, ta tuleb töölt, ta tuleb kooli kõrvalt ja siis talle veel lisaülesandeid veel peale riputada, eks ole. Palju saab. Ta ei jõua seda teha, ta ei jaksa. Siis selle peale võiks muidugi öelda, aga ärge tehke nii pretensioonikat teatrit, ärge tehke. Aga siin on see asi, et ükskõik kui minimalistlikuks sa seda latti ka ei langeta, mingist maast alates ei ole teatrit olemas.
see tähendab, isegi kui me teeksime üliminimalistliku näidendi, ülimalt väikeste tehniliste nõudmistega, nõuab see siiski tehnilise personali olemasolu. Ikkagi nõuab. Ei ole kuidagimoodi võimalik muud moodi. Mingeid üksikuid projekte, mingid, ma ei tea, umbes niimoodi, et tõesti saame kokku kuskil muruplatsi peal ja mängime lolli natukene seal teiste harrastusnäitlejatega ja nii saab teha, aga sellel ei ole perspektiivi. Kõlab nagu selline mõnes mõttes tüüpiline MTÜ probleem. Ongi MTÜ probleem, sest et enamus harrastusteatrid on MTÜ-d. No põhimõtteliselt peabki olema, et kui oleks ta OÜ-st, oleks kellegi äriprojekt, aga... No seda küll, jah. Erinevalt sellisest paljust MTÜ-dest, näiteks Eesti Internet kogukonnaga on pikka aeg seotud, et seal on see sissetulek on selline annetuse põhine ja me ei otseselt ei müü mitte midagi, mingit asju, mingit kogemust, mingit värki inimestele. Ja see tähendab seda, et annetus tuleb siis, kui on tõesti selline suurem ja kõrge profiiliga üritus parajasti tulemas ja küsid raha inimestelt, et nüüd oleks vaja korraldamiseks midagi. Aga kogu see teema, teil on teatriga teistmoodi, te müüte piletit, te pakute mingisugust teenust rahvale, et see sissetulek tegelikult ju ei ole niivõrd paha või siiski. Sissetulek on, aga seda piisab just täpselt nii palju, et kogu seda asja nii-öelda rannida, käitada, eks ole, üürid, reklaamikulud, kõik niisugused asjad. Valgustuse, helitehnika, hankimine, rentimine, kõige selle peale läheb tegelikult raha ära, kunstnikutöö. Ja seda, et maksta tehnilistele töötajatele palka, Kalev maksab valgustajale tavaliselt palka, aga see on ka kõik, rohkem mitte. Ja kui vaadata nagu rahalist seisu, ma ise olen teatri juhatuses, siis ma näen väga hästi, et see ei ole ka mitte kuidagi võimalik, sest et me tuleme hädavaju otsaga kokku ja üliõpilasteater on isegi edukas teater. Harrastusteatri plaanis, ma mõtlen. Võrreldes teistega siis? Jah, võrreldes teistega. Tartu üliõpilasteater, see on ju kuidagi seotud Tartu Ülikooliga või ei ole? Jaa. Mismoodi? Tartu Ülikooli all peaks olema selline allüksus, mulle tuleb meelde, kuidas ta on üliõpilasmaja või, et see korraldab üliõpilaste isetegevusringide tööd põhimõtteliselt ja siis Tartu üliõpilasteater peaks olema ka selle üksuse all. Üksuse all üksus, midagi niisugust. Ülikool kuidagi ei tunne meie vastu eriti suurt huvi. See on nagu probleem juba üle 10 aasta. Ülikool ei anna. Ülikooli prioriteedid selles suhtes, mismoodi üliõpilased peavad oma vaba aega veetma, on natuke veidrad minu jaoks. Et tegelikult akadeemilise viljakuse tagab pidev kultuurikümblus ja selleks tuleb luua akadeemiliselt mõtlevate inimeste jaoks vastav keskkond. Aga ülikool annab rahumeeli mingi 100-150 000 eurot annab korvpalli peale, aga üliõpilasteater saab 2000 eurot aastas ülikooli käest. Vot niisugune proportsioon on, et neil on niisugune nägemus sellest asjast. Et ma ei ole kunagi aru saanud, miks see nii on. Korvpall äkki toob sisse midagi ja saab minna pärast seal kuhugi mingitele maailmameissevõistlustele ja saada seal kõrgeid kohti. Aga samas Tartu üliõpilasteater on olnud korduvalt Tartu linna esinduskollektiiv, mis puudutab just teatreid. Et harrastusteatreid, et minu arvates me oleme toonud ülikoolile väga palju tuntust ja kuulsust. Paljud inimesed läänes on saanud Tartu ülikoolist ja üldse Eestist midagi teada, tänu sellele, et üliõpilasteater käib mööda festivale, mööda maailma kolab ringi, teeb neid asju. Et ma ei saa aru, jah. Võib-olla ei olegi mulle antud. Sa enne mainisid või sa mainisid enne eetrit isegi võib-olla, et vahel need näidendid ei õnnestu väga hästi ja see on ka mitte ainult
teie teatri probleem, vaid see on laiemalt ja ka nii-öelda kommertsteatris probleemiks. Miks lähevad näidendid metsa niimoodi, et ei meeldi isegi näitlejatele endile? Põhjusi on siin tavaliselt väga palju. Asi võib olla lavastajas, asi võib olla näitlejates, asi võib olla viletsas tekstis. Ja samas võib olla ka niimoodi, et lihtsalt vanajumal ise on sinu vastu. Ka nii on, et kõik on korras, näitlejad on olemas, lavastaja on olemas, tekst on olemas, no kõik on olemas ja ei hakka tööle ja lihtsalt ei hakkagi tööle ja ongi perses. Ei lähe asi käima ja mitte midagi teha ei ole. Et siin on ikka üksjagu müstikat ka. Aga muidugi tavaline on ikka see, et näiteks, ma toon näiteid meie praktikast. Meil oli niisugune tükk, oli Nestor Mahno ja sellel oli väga, väga sitt stsenaarium. See oli täiesti nutune stsenaarium, mis kirjanik meile andis, ma ei hakka mainima nime. Et absoluutselt läbi mõtlemata, tegelaskujusid pole absoluutselt välja joonistatud, dialoogi kui sellist ei eksisteeri. Mitte midagi ei ole. Kesksel kohal on põhimõtteliselt peategelane Nestor Mahno, kes loeb monoloogi ja seal juures oli veel halb, oli veel ka see, et sellel tekstil puudus ka täielikult mingisugunegi ideoloogiline läbimõeldus. Näidend peaks rääkima anarhismist ja ühest anarhismi nagu siuksest ikoonilisest kujust Nestor Mahnost, aga see oli täiesti läbi mõtlemata. Meil oli kontrolletendus, kohal oli Troy Staider ja tema kaasmõtlejad ja me saime kõvasti sõimata ja muide õige asja eest, sest et ma olin tegelikult sama asja Kalev Kudule ise rääkinud, et mõtle läbi need asjad, et see ei ole nii lihtne, et siin on need ideoloogilised konksud, eks sa pead neid teadma. Ta arvas, et ma ajan lihtsalt tühja juttu ja küll ta oli üllatunud, kui ta sai kontrolletendusel sõimata. Aga see ei olnud kusjuures isegi tema viga, vaid see oli stsenaristi viga, sest stsenaristi ei olnud võtnud vaevaks ennast mingilgi määral mingisugust tegi anarhismi teoreetiliste seisukohtadega kurssi viia. Tema lihtsalt kirjutas mingi lolli loo sellest, kuidas moodi mingisugune jobu, eks ole, kõndis kuskil Ukrainas seal linnas ringi ja loopis pomme ja kogu lugu. See oli ka üks esimesi, kui mitte kõige esimene näidend, mis ma nägin teie kollektiivilt. Mis mulle sealt meelde olid siuksed vahepalad, mis olid tehtud videona ja kus oli üritas vähemalt olla humorikas ja selle juttu perse keppimisest oli päris palju ja see oli siukene paukpadrunitega paugutamine oli lava peal, aga suurt muud ma sealt küll aru ei saanud, mis toimub parajasti. Meil oli hea näitleja, kelle nimi oli Martin Liira ja tema ütles pärast seda etendust, ta mängis peaosa, ütles, mina ei taha enam teatrit teha. Et kui see on teater, siis vabandust, tšau, paka. Ja ta ei olegi tegelenud rohkem teatriga, ta läks teadusse, tegeleb, ta on geoloog. Issand, ma olen unustanud, mida Martin Liira teeb täpselt, aga põhimõtteliselt tema lahkus, ta läks teadusse ja hakkas tegelema teadusega, mida ta ülikoolis oli harrastanud juba aastaid ja keskendus sellele. Nüüd on ka pereinimene peale selle, mis tähendab seda, et kui sa oled pereinimene ja tegeled teadusega, teed oma igapäevast tööd, siis sa lihtsalt ei jõua teatrit teha sealt kõrvalt. See on võimatu, aega ei ole. Nii et üks andekas näitleja läks täiesti teatrist minema selle tõttu, et see nüüd nii traagiline ka ei ole, aga point on, ma räägin nüüd ei olnud siuke tüüpiline Kreeka-tragöödia ei, seda on mitte, aga see on tüüpiline näide siuksest ebaõnnestumisest, et see oli ebaõnnestumine, see oli läbikukkumine, eks ole, et miks ja kuidas see sündis. Mul on teatris olnud hästi palju igasugusi eksperimente ja tänu sellele ka tohutult palju ebaõnnestumisi, sellepärast, et kui sa tahad midagi eksperimenteerida, midagi uut teha, siis sa saad alguses ainult tappa. Saad ainult tappa. Väike võrdlusmoment. Kunagi oli selline suusahüppaja nagu Puklo. Ma ei tea, kuidas see õieti hääldatakse, aga ta käis aastaid ja vist isegi aastakümneid. Käis maailmameistrivõistlustel, olümpial käis, Euroopa meistrivõistlustel ja ta oli suusahüppaja. Ja ta hüppas alati mingi 60-70 meetrit seal ja kogu lugu, tead, väikse mäe peal seal siples seal, kõik naersid ta üle. Ja tal oli kõige hullem oli see, et ta hüppas imelikult. Stiilipunk tegi ei saanud.
no vot nüganen tubli poiss, hüppab siin 110 meetrit ja teeb ilusad stiilipunktid ka ja käekene, et võbeleb tuule käes. Aga too Puklo, see hüppas imelikult, noh, suusad on veekujuliselt laiali, no kes see niimoodi hüppab? Ja kogu see pull kestis nii kaua, kuni ühel hetkel hakkas see Puklo tohutu pikki hüppeid tegema. Järsku. Ta nagu sai selle kullasoone kätte, tal oli visioon, tal oli usk, tal oli nägemus, ta teadis, et see on võimalik, ta ei saanud kätte lihtsalt. Niimoodi tulevadki kogemused, sa saad tappa nii kaua, kuni sa saad asja kätte. Teatriga on täpselt samamoodi. Et mina olen community teatri usku inimene. Ja me hakkasime Enor Niinemäega, hakkasime alguses community teatrit tegema, siis me avastasime kohe, oi, kui palju raskusi siin on ja kuivõrd palju raskem on teha community teatrit. Muidugi ma pean lahti seletama, mis asi on community teater. Kujuta ette teatrit ilma lavastajata tänapäeval. No vaata, mina ei ole sellise lavastaja töö ja näitleja tööga ise kokku puutunud, et mul on raske ette kujutada, et miks see lavastaja roll on niivõrd erilisem kui näitleja roll, et miks see võiks näitleja lavastada ka. Aga noh, see on minu võhiklas. Ei, näitleja võib lavastada, aga sellisel juhul ta on lavastaja rollist, ta on lavastaja. Sellisel juhul ta käib seda süsteemi niimoodi. Meie idee oli see, et kujundada süsteem ümber, et näitleja seltskond, näitlejad, kui grupp mõtleb kollektiivselt ja lavastab ka ühtlasi kollektiivselt. Selle peale Kalev Kudu ütles muidugi, see on idiootsus ja enamus vanema põlve lavastajad ütlevad, et unusta see jama üldse ära ja ära tegele sellega. Fakt on see, mida me oma eksperimentide kaudu avastasime, oli see loomulikult, et jaa, raskem on teha. Mitu korda raskem. Seal on niisugused eeldused üleüldse, mida on väga raske saavutada. See grupp, kes tegeleb community teatriga, peab olema äärmiselt koherentne. Need inimesed peavad olema töötanud koos aastaid ja isegi aastakümneid selleks, et teha sellist teatrivormi. Samas, Euroopas on community teater vormina väga levinud. Et community teatrit Euroopas tehakse, see on popp. Ja see on töötav. Järelikult see on võimalik. Enamasti siin tuuakse põhjusena, et miks siuksed koguna põhjused asjad Eestis ei tööta, et Eestis inimesed on teistsuguse iseloomuga ja see kultuur on teistsugune ja et võib-olla siin ta ei saagi töötama kunagi. No minul on selle kohta teooria. Preislased põhimõtteliselt aretasid meist päris orje. Ja meie 700 aastat ei oskanud vabana elada. See on ülekohastumine. Me kohastusime oma orja staatusega. Ja praegu on meil väga raske teha niisugusi asju, mis nõuavad kollektiivset vastutust. Mitte sellist vastutust, et ma olen pandud mingisugusele vastutavale kohale. See on ka meil nõrk. Aga ma ei hakka üldse rääkima sellest, et meie kui kollektiiv tervikuna iga üks tajub, et minul on mingi osa täita ja samas ma pean ka kogu terviku järele valvama kogu aeg. Sellist asja meil ei ole. Et sinna kulub veel tõenäoliselt 100 aastat, kui me enne välja ei sure. Ja see risk on olemas alati. Ja ei, see on. Sina kui selline filmifanaatik, kes sa kirjutad ka arvustusi filmi teemal, et Eesti filmikunst, kas see on masendav või mitte? Väga siuke provokatiivne küsimus on peale. Ma ei saa aru, kellele ja kuidas see saab masendav olla. Kas see Ideaalmaastik on masendav film? Ma ei ole näinud seda kusjuures. Vaata, see on super film. No ma ei tea, Eesti filmikunstil on omane väga siuke vaikne, hillitsetud huumor. Seal on siukene tüüpiline näide, et Eesti filmikunst peab olema siukene 20-minutine viljapõllu vaade, kus on Morni näoga peategelane vaatab imelikult. No mis teha, eks ole, linnainimene praegu ei tarvitse sellest aru saada, mis sõnum või mis tähendus võis olla sellel, kui inimene vaatab viljapõldu, vaata. Asi on selles, et eestlased olid algselt maarahvas. Aga siin ei ole see, et mis sümbol on see viljapõld? Ei, mitte see. Ma ei jõudnud ära rääkida. Asi ei ole mitte sümbolis. Asi on selles, et need inimesed nägidki iga jumala päev seda kuradi viljapõldu. Nad ei näidki midagi muud. Täpselt sama. Tead, mis asi põhjarahvad põhilise osa oma ajast nägid? Mis on nägid? Põhjapõdra tagumikku. Nad lihtsalt nägid seda tundide kaupa. Ja nüüd, kui sa teed filmi Eesti maarahvast näiteks seal 19. sajandi lõpul või 20. sajandi algul ja sa ei näita viljapõldu, siis see film on natukene jabur.
Sest et asi on selles, see inimene näeb päevast päeva, hommikust õhtuni näeb seda fucking viljapõldu. Ei no probleemiks on see, et Eesti film, okei, me talupojana nägime kunagi viljapõldu hästi palju kogu aeg igal pool, aga miks me teeme sellest filmi, miks me teeme sellised pikad kaadrid, Põhjamaa inimesed ei pane kuradi Põhjapõdra tagumikku sinna 80 minutiks ekraani peale. Mine tea. Selles suhtes ma ei oska öelda, aga ma ei tea, ma olen näinud Rootsi ja Norra filme ja paljud neist on ka äärmiselt staatilised ja hästi aeglased ja äärmiselt depressiivsed. Või Soome filmikunst. Täpselt samamoodi on seal samasugused näited. Et noh, see on see, mida tahetakse ju kinos näha, eks. Kuidas moodi kinopublikut on aastakümnete jooksul kasvatatud. Ei no, võib olla sükene masendav ja depressiivne. Too mulle mõni näide päris masendavast Eesti filmist. Ahah, ei tulegi nagu meelde. Enamasti on probleemiks on see, et juba kehvasti on kokku pandud. Mis asi nii? Seal mingid elemendid võivad olla väga head. Aga see lõpptulemus, ta ei tule kokku. Kurat, no too mõni näide. Ja mul on selles mõttes natuke raske seda näidet tuua, sest kuna ma seda autorit ennast tunnen ja inimesi on väga tore, aga Detsembri kuumus. No aga sellega ma olen nõus, see ongi sitt film. No ma ei ütleks, et sitt film päris minu jaoks on. Seal on need elemendid on olemas ja mõnes kohas need elemendid ka kukuvad ära, aga ta ei tule nagu filmina kokku minu jaoks. Noh, aga samas on olemas film, mis on palju süngema alatooniga, mis on tehtud täpselt samal temaatikal, mis Detsembri kuumus ja selle nimi on Surmahinda küsi surnutelt. See on minu arvates Eesti parim film üleüldse läbi aegadega. Kiisa tehtud film ja selle filmi kohta ma ütleks kohe mitte kuidagi, et ta ei ole kontseptuaalselt läbimõeldud või läbi lavastatud. Seal on iga asi on oma koha peal. Seal on olemas nii mahlakad detailid, mida jälgida, eks ole, seal me saame jälgida ju Mati Unti mängimas uurijat, kes laseb lambiga näkku. Ja noh, niisugused detailid, eks ole. Kui seal on olemas ka terviklik süžee, terviklik sõnum, kõik, noh, siuke filmikunst tema kõige paremal viisil. Ta enam, et Kalju Kiisk oli ju põhimõtteliselt rahvusvaheline kaubamärk. Hullumeelsus sai palju rahvusvahelisi auhindu. Ja Hullumeelsus on samuti nii-öelda sünge või masendav film. Kuigi, noh, ma ei saa aru sellest tegelikult. Kuule, tõitsin just selle koha välja, mida ma otsisin tegelikult, et iga detail on läbi mõeldud. Praegu ei ole seda. Ja äkki on see tol ajal, kui neid häid filme tehti Eestis, see oli teine aeg, teine majandussüsteem. Kui see tänapäeval, sul on väike eelarve, sa pead igat senti lugema, et võib-olla sul ei olegi võimalik kõike läbi mõelda. No selles mõttes on sul ju õigus ka, et siis kui tuli see niinimetatud uutmine ja ühelt ühiskonnakorralt teisele üleminek, Venemaal oli muide sama probleem, Vene siukene täiesti võimas filmikunst kukkus kokku paari aastaga, täiesti tükkideks. No umbes nad on, nüüd on see taastumaas, et need inimesed on jälle leidnud kuskilt rahad ja rahastajad ja leidnud need andekad inimesed, kes ikka jälle filmi teevad ja vanad tegijad on tagasi tulnud. Aga vahepeal oli täielik must auk, mitte midagi Vene filmikunstis toimunud. Tõesti parimaks näiteks oli mingi Siberi habemaja, mis on ju totaalne pask. Noh, kui see on hea filmikunst, siis vabandage, tšauba ka, eks ole. Täpselt sama lugu on Detsembri kuumusega. Kui see on hea Eesti filmikunst, siis mis ma üldse sellest filmikunstist vaatan, sellest Eesti filmikunstist, siis ei ole tõesti midagi vaadata. Aga tegelikult ma ju tean, filmivaatajana ma tean, et Eesti filmikunst on olnud tipptasemel. Aga ma ei oleks nii pessimistlik, sellepärast, et meil on ju siin see poiss, kes tegi Püha Tõnu kiusamise, et see oli minu jaoks küll väga hea film. Ta oli küll natuke liiga pretensioonikas, kunstiliselt oli latt nii kõrgele aetud, et noh, kohati tekkis tunne, et kurat, kas veab välja. Et noh, läbi häda tuli toime. Aga ütleme niimoodi, et 10 aastat tagasi Püha Tõnu kiusamist ei oleks tehtud. Kas sa Sügispalli oled näinud? Olen. Hea, muidugi hea. Minu jaoks, ma ei ootanud temalt palju, aga üllatavalt hästi ja läbimõeldud film ja tuli kokku lõpus. No muidugi, ta tuleb kokku, ta on läbi lavastatud, poisid on hakanud jälle häid filme tegema, eks Kõva tõuk on olnud ka BFM, eks ole, sind kõrvalt, et konkreetselt õpitakse ja tegeletakse ja töötatakse asjaga.
kuidas me jõuame sinna, et meil oleks filmid ja näidendid ja kõik oleks rohkem läbimõeldud enne, kui me asume tegutsema? No vaat niimoodi käibki, nagu praegu filmikunstiga on käinud, et on olemas mingid inimesed, kes hakkavad vastavat kultuuripoliitikat tasapisi ajama, tekivad mingisugused fondid, tekib mingisugune rahastamine, tekib mingisugune riiklik poliitika, tekivad mingid ametnikud, kes mõtlevad asju läbi, siis ilmuvad vastavad institutsioonide juurde tulevad inimesed. Vahepeal oli ju täiesti must auk, vaakum, mitte midagi ei olnud. Aga nüüd on olemas, nüüd asjad hakanud tööle jälle vaikselt. Venemaal samamoodi. Teatri suhtes on siin omaette lugu, et teatris toimub praegu niisugune asi, et Eesti teatrikoolides toimub ületootmine. 2 teatrikooli on ja nad ei mahu ära, see on probleem. Mis neist inimestest saab? Viljandis räägitakse noortele tudengitele, nad lähevad õppima, et ärge üldse mõelge, et te kuhugile saate või saate kuhugi professionaalsesse teatrisse, see võib osutuda illusiooniks. Et tõenäoliselt te saate väga rasket põlve elama, et elate projekti näitleja rasket elu. Pole lihtsalt tööd, pole riiklikku tellimust, pole mingisugust teatrit kuskil Eesti linnas, kuhu minna. Nii et mõnes mõttes on selline lapsepõlve pikendamine ülikoolis. Päris nii ma ei ütleks, sellepärast, et see, mis seal tehakse, on karm mahv, nad teevad tõesti väga tõsist tööd, nii kultuurikolledžis kui laokunstikateedris, et need inimesed töötavad konkreetselt, see on rakenduskõrgharidus, nad õpivad oma käsitööst oskust, kusjuures kõige paremas tähenduses. Ja kui nad välja tulevad, nad on professionaalsed näitlejad, professionaalsed lavastajad. Küsimus on lihtsalt selles, et neid on maru palju. Ruumi, kas Eesti teatriturul on nende jaoks ruumi? Ja kuna iga aasta tuleb mingisugune liig näitlejaid välja, siis see on süvenev probleem. Käärid kasvavad nii-öelda selles suhtes. Sellest ei ole ainult mina rääkinud, sellest räägitakse tegelikult kogu aeg ja ma kujutan ette, ministeeriumis käib kogu aeg suur kaklemine ja sõdimine sel teemal. Kas selline harrastusteatri näitleja, kas ta on konkurentsivõimeline inimesega, kes on näitlemist õppinud mõnes vastavas koolis? Kui tal on väga suur anne ja kui tal on tohutu kogemus, vastasel korral mitte. Aga kas see oskuste taha või see jääb selline Eestile tüüpiline tutvuste taha pigem? Oskuste taha jääb ka kindlasti. Know-how on ikkagi näitlemise puhul väga tähtis asi. See on eluliselt tähtis asi. Loomulikult kogemuste kaudu saab põhimõtteliselt teatrisse sisse imbuda saab ka inimene, kes ei omanda professionaalselt teatriharidust. Meil on siin ju väga häid näiteid, Egon Nutter, eks ole, ja Aleksander Eelmaa ja need on ju fantastilised näitlejad ja nende puhul ei saa ka know-how puudusest rääkida, sest et nad on need teadmised lihtsalt aja jooksul omandanud praktika käigus enamgi veel. Kuna nende taust on natuke erinev teatrikooli inimeste omast, siis on neil väga omapärane, oma originaalne nagu näitleja käekiri. See teeb neist äärmiselt huvitavad näitlejad. Et on küll võimalik, aga see ei ole kerge. See on väga raske. Midagi ma tahtsin sellega seoses veel öelda, aga mõned ei tule praegu hetkel meelde. Mida üldiselt oleks vaja teha, et Eestis selline teatri jõuaks rohkem rahvateadusesse, et kui meil on tõesti nii palju harrastusteatreid, millest keegi ei ole kuulnud midagi, kus inimesed ei käi hea meelega, läheb pigem sellisest võib-olla klantstükki vaatama kuhugi kommertsteatrisse. Kuidas me jõuame sinna tasemele, et harrastusteatri tase võib-olla tõuseks niimoodi, et ta vastaks rohkem inimeste ootustele ja samas ka, et inimesed läheksid seda vaatama, et see on selline mõlemalt poolt oleks vaja läheneda, et see vahe kinni panna. Selge on see, et see muutus saaks toimuda just sellest lähtepunktist, et mingisugune riiklik poliitika peaks tekkima. Vastasel korral see ei ole mitte kuidagi võimalik, sest et praegune süsteem ei toeta eriti harrastusteatrit. Harrastusteater ripub ikkagi suhteliselt õhus. Riik annab, aga annab jube vähe. Ma saan aru ka, miks pärast riik ei anna. Raha pole.
asi ei ole mitte raha olematuses, vaid küsimus on selles, et riik annab niigi akadeemilistele teatritele, riigiteatritele, professionaalsetele projektiteatritele, nendele kõigile köhitakse pappi nii, et kolin. Ja nii peabki olema, see on kõik väga õige. Aga nüüd sealt kõrvalt, et kas jääb ka pappi anda mingisugustele arvastusteatritele, siis kultuuriametnik küsib selle peale kohe, et meil on siin seda professionaalset teatrit küll ja küll ja küll. Mis me peame hakkama riiklikult doteerima või toetama harrastusteatrit, see on mõttetus. Te on lihtsalt teie oma hobi, eks ole, seal te käite ja teete seal oma vahel nalja ja kellel seda vaja on. Okei, tehke, eks me selle nalja tegemise jaoks natukene pappi anname, aga üldiselt ei maksa eriti lootusi hellitada. Sa ei ole mõelnud minna sinna hästi rahastatud mainstreami, kus näitlemise eest palka makstakse ja harrastusteatrid selja taha, kui selline õppimisetapp rohkem? Kuhu mina läheks ja teeks professionaalset teatrit, oleks mingi projektiteater, kus on konkreetselt eesmärgile pühendunud isikute grupp ja kus tegeletakse konkreetselt loometegevusega. Riigiteatritesse ma ei läheks mitte mingil tingimusel, sellepärast et minu arvates seal on tegemist hiigel suurte kultuurivabrikutega. Võib-olla see on ka õige, mis ma ikka vaidlen, aga põhimõtteliselt mina ei taha, minule ei meeldi, ma olen kapriisne. Mina ei taha olla vabrikutööline, ma ei taha kultuuri või näitlemist või niisugust asja toota liinitöölise vaimus. Sa oled rohkem mässa, jah? Küsimus ei ole mässamises, mulle lihtsalt istus ja pigem ma ütleksin, et ma olen rohkem talupoeg. Et mulle meeldib niimoodi nagu sihipärane tegutsemine, mitte karjas mingisuguse eesmärgi poole jooksmine. Kuidas see erineb siis? Eesmärk ongi sihtmärk. Vaata, kui sa oled nagu vabrikus ja sa oled liinitööline, siis sa ei pea mõtlema, sa täidad lihtsalt oma funktsiooni, sa oled instrument. Ja kogu lugu. Ma olen nõus olema instrument, aga mulle meeldib siiski loominguprotsessis osaleda. Ma tahan ise oma saatust määrata mingilgi määral. Ütleme rohkem, kui seda võimaldab mulle akadeemiline teater. Lisaks mulle tundub akadeemilised teatrid või need riigiteatrid on uppunud bürokraatiasse, nad on uppunud. Tähendab, riigiteatris on võimalik niisugune situatsioon, kus inimesed, kes ei oma teatriga otsest sidet, kes ei tea teatrist midagi, määravad elulisi asju loominguprotsessis. Et mingisugused sekretäri mutid määravad selle, mis rolli keegi saab. Seda ei tohiks ju absoluutselt olla, see on absurd. Tegelikult peaks olema see lavastaja pärusmaa, määrata, kes mängib tema tükis. Aga vaatame selliseid külastajate numbreid, et siis tegelikult see mudel tundub töötavat mingil määral. Või ütleme niimoodi, et see täidab turunõudlust. Turunõudlust täidab ta kindlasti, aga küsimus oli ju algselt esitatud, et kas mina tahan mängida ja teha. Ja sina ei taha? Ei, mina nii ei taha. Ega ma ei vaidle vastu tehku ja tore, kui tehakse seda tüüpi teatrit ka ja sellises organisatoorses vormis ja jumala eest andke agu. Mind ikkagi huvitab puhas kunstiline teater. Mind niisugused kolossid ja hiigel monstrumid nagu näiteks Vanemuine Tartus, ma ei tea, võib-olla peab olema Eesti rahval üks hiigel suur selline monstrum teater. Et miks ka mitte? Meil peab ju Eesti Rahva Muuseum ka olema seal raadil, eks ole, millest ma ka ei saa päriselt täpselt aru. Kas see peab olema mingisugune suurem konflikt nii-öelda kommertsteatri või selle vahel, mis müüb ja selle vahel, mis on kunstiline, et kas ei annaks, kunstiline on selline väga lai ala. Ja kindlasti seal on mingisugused sellised alamosad, mis võiksid ju müüa väga hästi ja mis täidavad sellist nõudlust, mida kommertsteater ei paku. Ma täpsustan kohe, need suured riigiteatrid teevad ju ka kunstilist teatrit ja teevad tihtipeale väga kõrgel tasemel kunstilist teatrit, nii et siin ei ole tegelikult konflikt mitte meelelahutusliku ja kunstilise vahel, kuivõrd lihtsalt mulle see organisatoorne vorm ei istu. Et ütleme, et ühele inimesele meeldib töötada ühes keskkonnas, teisele meeldib töötada teises keskkonnas. Et riigiteatri keskkonnas mina näiteks töötada ei tahaks.
samas siuke nagu MTÜ vormis teha, siis seal raha ei ole, palka ei ole ja konfliktid on. No ma tõin välja praegu positiivse programmi, et noh, hea meelega, kui noh, ma ei ole nii hea näitleja, nii professionaalne näitleja, et ma saaks seda teha, aga ütleme, et kui ma oleksin professionaalne näitleja, siis ma mängiksin ja töötaksin mõnes siukeses projektipõhises professionaalses teatris, nagu näiteks Uus teater või Vatt teater siin, Vatt ju ka ei ole riigiteater. Et võt sellise asjaga ma tegeleksin küll, et selline töövorm mulle istub, et väike meeskond, ei ole erilisi intriige, kõik inimesed on pühendunud konkreetselt teatri tegemisele, mitte mingisuguse imelikule asjale, mingitele intriigidele ja võimuvõitlusele. Ja ei ole ka üleolekut, et näitleja, kes on projektiteatris, ta ikkagi lööb käed külge, kui on vaja mingisugust tellingut tõsta või natuke lava ehitada. Et noh, seal on nagu natukene teine õhkkond. Ja ma ise arvan, et ikkagi õhkkond on keskne teatri tegemisel üldse igasuguses kunstilise loome protsessis. See on eluliselt tähtis. Kollektiivse kunsti puhul kindlasti. Aga selle toreda mõttega võib-olla täna lõpetame. Midagi tahad mingi tarkused ära jätta veel kuulajale? Mis tarkused ära? Tarkused ära. Hoiad endale. Tule taevas appi. Olgu peale.